Carlos ja isa Aivar on mul siin kõrval. Palju õnne võidu eest! Aitäh! Räägi, kuidas niisugune võit tuli, et kohe alguses said korraliku vahe sisse ja hoidsid lõpuni? Ma ei tea, lihtsalt läks hästi ja rohkem ma ei tea. Ja nii oligi, tuleb lihtsalt gaas põhjas hoida ja ära sõita. Mis emotsioonid sul praegu sees on? Et ma teen nagu väga palju trenni, siis ma saan nagu see harjutada, et harjutamine teeb meistriks ja see on mu esimene kord miniga ja esimene kord miniga Eestis. No super, ja niimoodi võit, no see võit jääb meelde ilmselt kauaks. Jah, väga. Räägi, mis rajal toimus? Seal Patriku ja Konradega pidevalt vahetasite kohti esikolmikus. Patrikul lõpus hakkas libe, siis hakkas Konradil ka libe ja et ma sain nendest mööda, nendel läksid nagu põllu peale natukene, siis läksin nendest mööda. Nii, minu kõrval on Patrik Ormandi väga napp võit ja väga pingeline võistlus. Viimases kurvis? No jah, ta ei katnud, siis ma läksin vahele ja oligi kõik. See oli minu arust päris okei, nagu, et isegi ta üritas katta selle eelviimase kurvi, aga no, ma leidsin vahe ja läksin. No terve sõit oli ikkagi selline passimine, et oli natukene närvide mängu ka, ootasid seda hetke? Ma ootasin seda hetke, kuniks ta hakkab nagu agressiivselt katma ja siis ma ootan seda aega, kuniks ta lihtsalt vajub välja ja lähen mööda. On see nüüd sul üks senise elu napimaid võite praegu või tuleb sellist asja tihti, et päris viimases kurvis esikohale tullakse? Mul on juba siin ühe korra olnud sellist asja, et paar korda on juba juhtunud seda. Räägi, kuidas selleks hooajaks ettevalmistus kulges? Mis sa oled saanud talvel teha, mis sa oled saanud kevadel teha, palju oled sõita saanud? Talvel käisime Itaalias, nagu ikka, sest Eestis on lumi maas ja siis tulime siia, käisime nädalavahetuste trennis ja oligi kõik ja nüüd tulime võistlustele. Markus, väga vinge võidusõit oli. Viimase kurviga tõusid teisele kohale. Räägid, mis täpsemalt toimus seal viimases kurvis? No, ma ei tea, lihtsalt mõtlesin, et proovin saada siis mööda. Tegelikult oli näha, et sa juba jupp aega istusid sellel Läti poisil nii-öelda sabas ja proovisid. Kas oli selliseid momente veel või see oli ka ainus terve sõidu jooksul? Oli küll, aga kattis ära mõnikord, et siis sellel momendil saingi mööda. Kuidas seal Minimax klassis on tunne, kas Läti poistel on võimalik see aasta vastu saada? No, ma arvan ikka, aga jah, ma arvan ikka on. Etappe on veel ees ja veel jõuab? Jah. Congratulations, Mikkel. Very confident win once again. Yeah. How was it this time? It was much more exciting, but it was much harder because I had to stress because I knew it was a long race. It had more opportunities to make mistakes, but no mistakes were made and the win was comfortably won. Tell me a little bit about your background. How many years have you raced in karting series? Oh, I have maybe driven 3 years in AIM, no, 2.5, and then and 2.5 in in Rotax. And what are your dreams and expectations for the future? What do you want to become? A Formula 1 driver? I think I want to be a Formula 1 driver or a rally driver. Oh, rally? Yeah, because my dad is my biggest inspiration in rally. Because when I was little, he always drive in rally and he drove so I always wanted to drive one. So yeah. So car sports is in your family for a long time? Maybe not a long time. My dad was one of the first in my family to try and do motorsports and. Okay, thank you. No nii, ma kujutan ette, tuju on laes pärast sellist võidusõitu esimeseks tulla. On väga hea, ma olen väga õnnelik. No niisugust kemplemist, nagu teil praegu Markusega oli, sellist vist iga päev väga ei näe. Ei näen jah, et tuli ikka kõvasti katta, et ta ikka leidis teid, kuidas mööda sõita. Minul läks lugemine sassi, mitu korda te kohti vahetasite, ma ei tea, 10 korda küll vist või? Ma ei tea, väga palju tõesti. Kas nii hakkabki olema nüüd sel aastal? Loodetavasti. No see on huvitav vaadata ja huvitav sõita ka kindlasti. Jah, kindlasti. Mis nüüd pärast tänast saab? Mis võidusõidud sul järgmised on? Mul on Sueras X30 Euroopakad. Nii, palju õnne, väga veenev esikoht Rotax Max-klassi teises finaalsõidus. Kui kõva see konkurents teile selle aastale seal on? Et kui keeruline on kõiki nii pika vahega selja taha jätta? Ikka on keeruline, et hästi palju on Euroopas
on olnud kiired ja kõik saavad sealt välismaalt kogemusi ja toovad neid siia koduradadele ja siis te niimoodi kempletegi. jah, nii ongi, et no kui sa välismaal ei sõida, siis väga kaugele jõuad, see on tõde lihtsalt. Kui tihti sa ise välismaal võistlemas käid? See aasta käisin Jaame Euroseriesel Cremonas. Kuidas läks? Finaali jõudsin, aga see kestis ainult pool ringi. Tehnilised viperused või avarii? Avarii. No väga pingeline superfinaal oli, eriti esimestel ringidel jäi selline mulje, et no kes üldse jääb rajale? Ja väga-väga raske sõit, selles mõttes, et treenalde natukene kiirus puudu ja teadsime, et finaaliks saab midagi leida. Tegime mõned muudatused seadistusega ja 2 mega head starti ja üks elu parimaid sõite. No see superfinaali start alguses sai nii-öelda vale lähte, et kui palju selline asi nii-öelda segadust tekitab sõitja jaoks? Eks ma natukene viib rivist välja selles mõttes, et juba justkui lähed sõitu juhtima ja siis uuesti seda teha. Ja no teine start oli jällegi väga hea, aga esimene koht sai siis muudatusi teha, aga lõpp ja kõik hea. Kas on teada, et tuleb järgmistel etappidel rohkem nii-öelda poisse teie klassis rajale ka või lähebki see hooaeg sedasi? Ma arvan, et läheb sedasi, aga täpselt ei tea. Kas sa ise plaanid lisaks Eestile kuskil veel sõita? Jah. Räägi lähemalt, kus sa sõita plaanid? Meil on plaanid minna Soome ja Saksa. Saksamaal on nendest ilmselt vist kõige suurem sari võrreldes Soomega või kuidas nad on? Ma arvan, et Saksamaa on suurem, jah. Saksamaa on kuulus autospordimaa ka, et ilmselt kui seal ette otsa minna, siis võid juba Euroopas ka päris tublisid tegusid teha. Jah. Oled sa varem ka Saksamaal võistelnud? Ei. Nii et täiesti uued kogemused siis ootavad? Jah. David Sagade, kuidas tänase päeva kokku võtad? No ütleme nii, päeva algus oli positiivsem. Kui ma aru saan, siis vist konkurendil oli karistus, aga tuleb kogeda, ikkagi oli kiirem minust. Superfinaalis alguses küll olid ees otsas seal, aga mis siis toimus, et konkurent mööda sai? Ma ei teagi. Enda arust oli hea tempo. Kohe alguses sain väikse vahemaa sisse, aga ma arvan, et siin mängis natuke rolli ka refi seis, et konkurent jättis eelmise finaali vahele ja ma arvan, et see tõi ikkagi talle suure edu. Tal oli refi natuke rohkem järgi nii-öelda? Oli jah, sellega ilm on juba külm ja rohkem refiga on parem. Kuidas täna üldse selline pidamine on, et minu arust oli 7 kraadi sooja täna äkki või midagi sellist, et ei ole just väga suvine? Ei, tõesti ei ole jah, et eile oli ilmaga palju parem. Aga ei, minu jaoks pidamine oli täitsa okei. Ma tean, konkurentidel mõndadel ei olnud, aga ma ei saa midagi öelda, oli okei. Selle nahka ei läinud midagi? Ei, kindlasti, et oma sõitu hoidsin ja andsin kõik, mis suutsin. Kuidas TD2 Masters klassis see aasta konkurents on? On tulnud selliseid uusi vihaseid konkurente ka või on koosseis laias sama, mis oli eelmine aasta? Koosseis on sama, aga ma ei tea, mis mehed teinud on, aga talvel on nad väga kiireks saanud ja enam need võidud nii kergesti ei tule, et kas või eelsõitudes, et parimad ringiajad ei jäänud minu nimele, nii et müts maha meeste ees ja väga tublid on olnud nad. Rapla rada paar aastat ei ole siin Eesti meistrivõistluse peetud, aga ilmselt see on sulle ikkagi tuttav koht? Ja, see on ikkagi, ma ei tea, 15 aastat on sõidetud seda rada ja iga mügarik ja iga kurv ja kõik on väga tuttavad ja selles mõttes midagi uut ei ole. Ei ole midagi väga muutunud või on natuke midagi ikkagi parandatud, et kuuldavasti see midagi parandati, aga kuidas sõitjana nagu tunne on nii-öelda raja peal? Ega ma täpselt kursis ei ole, aga parandati vist äärekivisid, ega sõitjale need eriti, kui sa neid ei ründa, siis need sinusse ei puutu ja ega midagi nagu erilist drastilist muudatust ei ole, nii et kõik on okei. Aleksandr Uusem, teise koha eest täna küll palju õnne soovida vist? Jah, oli väga raskelt tulda, aga viimane ring oli hea. Kasutan võimaluse ära. No ma just tahtsingi küsida sellest, et mis moment see oli, et sa ikkagi suurem osa sõidust pidin nii-öelda hammastega kinni hoidma ja neid momente oli nagu palju, aga tundus, et vist ei tule ja siis lõpuks tuli. Jaa, teadsin, viimane ring kõik läksin nagu nii sees, kui võimalik oli. Läksin seal natuke suurema kaarega, et saada parem exit ja siis läksin väljamineku peale kõrvale. No sul on KZ2 on sinu jaoks uus klass tänavu, et kuidas selline uue kardiga kohanemine siin olnud on ja kuidas tundub, et kas need vanad kalad sealt ees, need Algre ja Leedmaa on ka võimalik nii-öelda kinni saada edasise hooaja jooksul? Ma arvan, et kindlasti on võimalik kinni saada. Ma arvan, et KZ2-ga sobib paremini kuidagi mulle, kui otsevedu. Rapla rajalt, mis muljed? Hea rada, aga võib olla uus asfalt näiteks.
et natuke vähem põrutaks? Ja vähem rehvi sööks. Eesti meistrivõistlused on nüüd võiduka alguse saanud, et milline see teekond võiduni oli? Teekond võidul oli raske, väga raske. Pealetulijad on väga kiired. Meil kiirusega oli raskusi, kuid kogemuse pealt sai võidetud teine hiit kui ka finaal. Esimene hiit läks hästi, kui mul oli esipamper, oli sees, ma sain trahvi ja siis kukkusin 4. Start õnnestus väga hästi. Vedas, et teised kohalt nii hea stardi sain. Siimuga on kindlasti kõvad lahingud maha peetud. Seekord oli kiirem, läks mööda, sõid seest ära, kuid ta oli ebaõnne ja sellest sain mina võidule siis täna. Mis hooaeg edasi toob? Hooaeg toob edasi see aasta mul on plaanis sõita Eesti meistrivõistlused, Balti meistrivõistlused, Saksa meistrivõistlused, kui graafikud lubavad. Aasta lõpus maailma meistrivõistlused teha ja siis äkki paar VSK-d.